Nii, aga vaatame siis uue õppeaasta tegevused üle. Et esimese asjana võiksite te soovitada kõigil üle vaadata oma andmed e-koolis. Et kui juhul peaks olema olukord, et kontaktandmed on muutunud, et siis muuta ära oma e-posti aadressid. Lisaks võib lisada enda e-kooli kontole ka kaheastmelise autentimise rakenduse või siis näiteks lisada endale turvavõti, kui te näiteks kasutate ühte ja sama seadet igapäevaselt. Et kuidas siis turvavõtit ehk Passkey'd lisada. minul on see juba siin lisatud, saan igapäevaselt kasutada kiireks sisse logimiseks. Nii. Pääski lisamiseks lähed minu profiililehele, parool ja turvalisus ja vajutate loo uus turvavõti. Siis teie seade võtab selle arvesse ja pakub siis teile võimalust lisada Create nupuga siis uut Baskid. Ja Baski parooliks võib olla teie arvuti parool või siis näiteks sõrmejälg, kui te seda just kasutate arvutisse sisse logimiseks. Nii, siis veel lisaks administraatorina võiksite te üle vaadata ka kooli andmed. Et teil on logo ei ole näiteks muutunud, te olete õige keele peal, kooli nimi ei ole muutunud. Lisaks on nüüd võimalik panna ka koolijuhi allkiri. Zoomin natuke sisse. Koolijuhi allkiri ehk see tekiks siis teile tunnistustele. Kooli enda andmeid, kontaktandmeid saate siis siit vaadata üle. Aga üleüldised uue aasta tegevused algavad siis näiteks teil aruannetega. Et aruannete puhul on oluline üle vaadata just need aruanded, mille puhul ei ole õppeaasta valikut. Et need aruanded, millel puuduvad õppeaasta valikud, neid tuleks endale ära salvestada, sest et järgmine õppeaasta seda aruannet näiteks puudumised ei saa endale enam kuvada. Et ma näitan, et täpsemalt näiteks tunnistustel on olemas õppeaasta valik. Ehk siis te saate eelmise aasta tunnistusi vaadata, aga puudumistel valik puudub. Ehk siis kontrollige üle kõik oma aruanded. Päris mitmeid aruandeid võiksid teil endale salvestada klassijuhatajad. Et kui me vaatame puudumised, on üks nendest, mida võiks klassijuhataja endale alla tõmmata, klassi kokkuvõte samamoodi. Koolijuhile oleks olulised asendused, kui te kasutate e-koolis asenduste märkimist, õpetajate asendusi. Ja näiteks ka õppetegevuspäevikute kaupa. Puudulikud hinded on vajalik nende laste puhul, kellel on mingid puudujääke. Et puudulikud hinded asuvad meil siin, et selle tasuks enne näiteks selle õppeaasta viimast õppenõukogu üle vaadata. Et siin on ilusti koostatud, et millistel õpilastel on puudujääke jäänud. Kogu protsess hakkab pihta uue õppeaasta lisamisega. Päris mitmed koolid on seda juba teinud. Aga need, kellel on veel õppeaasta lisamata, siis tuleb liikuda õppeaasta moodulisse. Minul siin koolis on juba tegelikult uus õppeaasta lisatud. Aga enne õppeaasta lisamist tasuks üle vaadata seda, et kuidas teil on tähistatud perioodid. Siin oleks mõistlik teha näiteks ekraani tõmmis. Kus mul nüüd see ekraani tõmmis läks? Uuesti. Ei tea. Igatahes, et teha ekraani tõmmis või siis kirjutada endale need üles, et kasutada samu nimetusi, kui te muidugi ei ole näiteks otsustanud, et see aasta teeme teisiti.
aga lähen menüü, võtan uus ja panen oma õppeaasta nimetuse, jätkan traditsioonilist viisi, 2025, kaldkriips 26. kooliaasta algab meil 1. septembrist, kui ei ole kool otsustanud teisiti ja lõpeb meil 31. augustiga järgmine aasta. kui te tähele panete, siis ma ei ole jätnud vahesi, see on äärmiselt oluline e-koolis, et ei jäta õppeaasta kirjutades vahesi sisse, ehk kui teil see järgmine õppeaasta lõpeb 31. augustiga 2026, siis 2026, 27 õppeaasta peab algama 1. septembrist 2026. ja sama reegel kehtib ka siis õppeperioodidega, et me ei jäta vahesi. nii, lisame oma õppeperioodide nimetused. alustame 1. septembrist. praegu panen siin näiteks, et see kehtib meil 31. augustini. lisan järgmise õppeperioodi. koolid, kes näiteks teatud ainetes hindavad ka poolaastates, siis e-kool kahjuks ei võimalda sellist lahendust, et saab eraldi päevikutes kuvada perioodi hindeid ja poolaastate hindeid, siis selleks on hea lahendus, et näiteks teise perioodi juurde saate märkida ka kaldkriipsuga esimene poolaasta. ehk siis need õpetajad, kes peavad hindama ainult poolaastates, ei määra päevikutes hindamisi esimese perioodi eest, vaid ainult valivad need hindamised, kus on märgitud poolaasta. nii, see esimene periood lõppes meil 31. oktoobriga, ehk siis meil peab hakkama 1. novembrist ja paneme, et see kehtib kuni meil detsembri lõpuni. ja nii täidategi selle õppeaasta tabeli ära. ma teen kiirelt ära. 31, nüüd tuleb jaanuar. ütleme, et see kestab veebruarini. ja ka teine poolaasta läheb kirja. nii, see lõppes meil 30. aprilliga ehk siis hakkab 1. maist. ja viimane periood lõpeb siis sama kuupäevaga, kui lõpeb aasta, ehk siis siia tuleb meil 31. august. variant on, et kui te tahate teha täiendõppe jaoks eraldi perioodi, et te hindate täiendperioodi, siis enne uue perioodi lisamist, see on siis õppeaasta lõputegevus küll, aga enne õppeaasta lõppu tuleks siis need õpilased, kes on juba ilusti kõik ära täitnud, oma kohustused, nende puhul tuleks nad ennem ära liigutada järgmisesse õppeaastasse, kui te lisate täiendõppeperioodi siis. nii, ma üritan salvestada, aga e-kool annab mulle kohe teada, et mul õppeaastad kattuvad. ehk siis, kui te teete näiteks uut õppeaastat ja teil on kuupäevad eelmises perioodis natuke paigast ära, siis e-kool annab sellest teada. mina saan selle teavituse praegu hetkel selle puhul, et mul on tegelikkuses juba õppeaasta olemas. kui kõik on korrektselt tehtud, kattuvusi ei ole, siis e-kool laseb selle salvestada. mina hetkel katkestan. nii, ja järgmiseks ongi õpilaste lahkumine ja lõpetamine. et paljud teist on ilmselt teinud oma lõpetajad juba siin suve jooksul ära, enne oma puhkust. aga kui te ei ole seda teinud, siis praegu oleks selleks õige aeg. et õppeaasta moodul jälle lahti ja lahkujate puhul on väga lihtne. valite oma õpilase, võtame siit näiteks küünaljalg Gert, otsus ja õpilane lahkub koolist. kui teil on mingisugune eraldi otsus selleks määratud, siis võite administraatorina need ära täita
või teeb seda näiteks klassijuhataja otsuste alt. aga me läheme natuke detailsemaks otsustega natuke hiljem. 9. klassi õpilastega on tegelikkuses üks lisateema. täpsemalt on see, et kas ja kuidas te soovite, et õpilasraamat kuvaks 9. klassi. kõige õigem oleks märkida ära õpilasraamatus, et õpilane on lõpetanud 9. klassi. kuid on ka osasi koole, kes viivad 9. klassi õpilased, kes jätkavad nende koolis gümnaasiumis, lihtsalt viivad üle otsusega vii üle järgmisesse õppeaastasse. kõige õigem oleks ikkagi või meie soovitusel oleks mõistlik 9. klassi lõpetajatega tegeleda siis niimoodi, et ma valin siit näiteks sellesama küünejalg Gerdi. ma täpsemalt kõigepealt peaks klassijuhataja panema otsuse. klassijuhataja läheb otsustesse, otsused ja käskkirjad, võtab oma 9. klassi lisaõppenõukogu otsus, paneme selle otsuseks numbriks näiteks 1, kuupäevaga tänane, küünaljarg Gert lõpetab kooli. nüüd paneme 9. klassi. nii, salvestan ära. klassijuhataja on lisanud otsuse. nüüd, kui kõik otsused on olemas, saab administraator minna õppeaastasse tagasi, võtta sellesama Gerdi, minna otsus ja nüüd on siin vaja teha siis koolipoolne otsus, et kuidas teie tahate märkida. kas administraator määrab lihtsad õpilased lõpetanuks, kas administraator lisab juurde otsuse numbri ja kolmas variant on siis see, et klassijuhatajad ei lisa otsuseid, vaid teeb seda ainult administraator, ehk siis see lõpetamisotsus tuleks tegelikult siia. meie soovitame lisada selle otsuse numbri, milleks oli meil 1 ja kuupäevaga 19 ja jätta otsus tühjaks. ehk siis klassijuhataja paneb otsuse teksti, administraatorina panete te otsuse numbri ja otsuse kuupäeva. miks? kui ma nüüd selle ära salvestan siia ja lähen vaatan õpilasraamatut. nii, otsused. kõigepealt näitan ka, et otsused ja käskkirjad küünaljalg Gerdi juurde tuli, lõpetas kooli, teine lisaotsus. Need, mis on sulgudes, on märge sellest ja need, millel ei ole võimalik muuta ega kustutada, on kõik otsused, mis on lisatud õppeaasta kaudu. ehk siis kõik õppeaasta kaudu lisatud otsustega peate olema väga kindel, et ei ole teinud vigu. nii, õpilasraamat, et miks me lisasime selle otsuse numbri ja kuupäeva. nii, kus mul see Gert nüüd siin on? Gert on siin. on just selleks, et saada seda rida siia. kui me ei lisa kuupäeva ja otsuse numbrit kohe, aga lisasime, et lõpetas kooli, siis tegelikult saab seda tagantjärgi muuta. ehk siis tuleks minna õpilasraamatusse ja käsitsi uuesti need lisada. aga siin on üks väike aga, on see, et kui me vaatame neid otsuseid, siis samamoodi nagu oli otsuste moodulis, on ka õpilasraamatus 2 otsust korraga. ehk siis see on see koht, kus te peate enda jaoks märkima, et mis on teie jaoks oluline. kas see, et on olemas ainult 1 otsus ja õpilasraamatus tuleks käsitsi täita, ehk siis see tähendab seda, et administraator lihtsalt lisab tegevuse otsusele, ta ei lisa otsuse numbrit ega kuupäeva ega otsuse teksti. ehk siis tuleb teha käsitsi ümber õpilasraamat või siis administraator täidab need otsused näiteks korraga kõigile õpilastele ära, aga sellisel juhul tekib siia 2 otsust, tekib ka otsuste moodulisse 2 otsust, aga õpilasraamat on koheselt täidetud korrektselt. nii. nii, kui te olete kogemata mõne õpilase määranud lahkunuks, ei ole hullu, kuid sellest jääb märge maha, sest et te saate seda parandada. ehk kui ma lähen näiteks tagasi selle Gerdi juurde, kellega me niikuinii peame kohe tegutsema, sest et Gert otsustas meile 10. klassi tulla, siis kõigi lahkunud ja lõpetanud õpilaste puhul
saab otsuseid, saab siis õpilasele tagasi rolli anda. 9. klassi õpilased, kes tulevadki teile 10. klassi, tulebki tegutseda täpselt samamoodi. Et praeguses aktiivses õppeaastas 24-25 ma otsin oma Gerdi ülesse, ütlen Gerdile peale ja nüüd ma valin siit järgmise õppeaasta 25-26, vajutan lisaroll, tüübiks on õpilane ja Gert tuleb meile nüüd 25-26 õppeaastas 10. klassi, ehk siis ma valin gümnaasiumi õppekava 10. klassi ja võimalusel võite ka valida paralleeli. Paneme paralleel. Alguskuupäevaks on 1. september ja siin on jällegi koht, kus te saate siis täita need otsuse kuupäevad ja otsuse numbrid ja otsuse ka koheselt ära. Jällegi võite seda teha hiljem. Ehk siis, kui me tahame lisada õpilastele otsust, et nad on lisatud tagasi kooli, siis seda saab teha praegu kohe või siis teha järgmisel õppeaastal, aga järgmisel õppeaastal kuvatakse siis ainult seda esimest otsust ehk siis seda lõpetamise otsust enam järgmine õppeaasta ei kuvata. Lisan otsuse kuupäeva, ütleme, et nad võeti vastu 20. augustil, otsuse numbriks määrame 2 ja otsust ma ei lisa, sest et need lisatakse hiljem otsuste mooduli kaudu. Nii, Gerdil on olemas nüüd uus roll, ta on tagasi koolis ja seda on kohe näha ka õpilasraamatus. Et kui ma nüüd kuna ma lisasin nüüd need otsuse numbri ja otsuse kuupäeva, õpilasraamat, siis tekib talle ka kohe siia see uus rida. Nii, ja teiseks on kohe näha, et põhikoolis on ta teil olnud ja ka gümnaasiumis on nüüd ta teil. Ja näitahinnete alt on siis see number 2 otsus näha, mille me lisasime nüüd läbi õppeaasta siis õpilaslehe alt. Nii, õpilaste üleviimine järgmisesse klassi, täpselt samamoodi, et klassijuhatajad lisavad oma otsused või juhul kooli administraator õppeaastalt. Käitute täpselt samamoodi, näiteks võtame meil siit 7. klassi, läheb 3 õpilast läheb meil edasi, ütleme, et see otsuse number oli 4, kuupäevaga 18 ja valin otsuse liigiks vii üle järgmisesse klassi. Täpselt samamoodi käitute te nende õpilastega, kes jäävad teil klassikursust kordama. Et siin on need otsuse liigid, et muuda praegust kuuluvusega, sellega saame pärast parandada, selle ma näitan ka teile üle. Vii üle järgmisesse klassi, õpilased lõpetavad kooli, õpilane lahkub koolist ja jääb klassikursust kordama. Muud on sihuke täiendav otsus, et kui näiteks administraatorile on antud õiguse kõiki otsuseid panna, siis administraator saab neid otsuseid panna näiteks ainult läbi õppeaasta, aga siis tuleb meeles pidada, neid otsuseid muuta ega kustutada ei saa. Ehk siis me soovitame peamiselt kasutada ikkagi õppenõukogu poolseid otsuseid. Ehk siis mis toimuvad läbi otsuste mooduli. Nii, meie viime need lapsed üle. Eerik, Liam ja Vincent läksid nüüd meil järgmisesse õppeaastasse, aga näiteks ma unustasin panna neile paralleelklassid. Ehk siis ma lähen uude õppeaastasse. Nad nüüd on meil 8. klassis. Siis väga lihtsalt märgin need õpilased ära, kuhu paralleeli nad minna tahavad. Ja nüüd on siin väike nipp. Kui me jätame otsuse numbri, kuupäeva ja otsuse teksti tühjaks, siis administraator saab muuda kuuluvusega siis olukorda parandada niimoodi, et sellest ei tule otsust. Seda me kasutame üldjuhul ainult siis, kui tõesti on vaja midagi parandada. Praeguse seisuga ütleme nii, et administraator unustas panna, otsused on tegelikult olemas, jagatud on kõik õpilased õigetesse paralleelidesse ja mul on vaja määratleda siis neid 2 klassi siis A-klassi ja salvestan ära. Ja nad on viidud A-klassi. Nüüd tuli aga tagantjärgi otsus, et tegelikult Vincent jäi klassikursust kordama.
ehk siis ta peaks olema meil uues õppeaastas 7. klassis. Saab samamoodi selle muuda praegust kuuluvusega siis seda muudatust teha. Et ta praegu oli meil 8., meil on vaja ta viia 7. Ja nüüd on Vincent ilusti meil 7. klassis. Nii. õpilaste lisamine. Saab teha siis e-koolis kahte moodi. Et saab lisada ükshaaval ja saab lisada importfailiga. Nii, võtame näiteks põhikooli klassi mingisuguse teise klassi. Saab lisada siis ükshaaval, seda on kasulik teha siis, kui teil tulevad üksikud õpilased juurde ja näiteks õppeaasta jooksul siis saab kiiresti siit kõik need lahtrid ära täita ja õpilase lisada siis endale klassi. Teine variant on kasutada õpilast importi. E-kool soovib õpilast impordi jaoks XML faili ja XML faili kuju peab meil olema selline. Et oluline on, et terve siis see õpilaste nimekiri asuks members grupis ja kõik õpilased oleksid memberid. Ehk kui te koostate neid XML faile, siis äärmiselt oluline on, et need siin on lisatud juurde XML-ile. Peamised vead, mida XML-iga tehakse, on see, et näiteks kui kasutada mingit näiteks Google Sheet'i või Excelit, siis võivad tekkida trükivead, et need õiged tähised või siis, mis need on, andmetähised, ütleme andmetähised praegu. Et selle kohta saate infot meie ka help-lehel, kus on siis import. Et siin on meil välja toodud kõik need kohustuslikud väljad, et name1, name2 ja ID koodiga saate õpilased tegelikkuses kõik üle tuua, kuid meil on ka teised variandid siin, millega saaks siis kiiremini täita ära e-koolis siis õpilaste profiilid. E-koolis on võimalik importida tegelikkuses kõiki õpilasi korraga ja kui neile lisada siis importfaili klassi ja paralleel-ID, siis e-kool sorteerib need õpilased ise ära. Meie soovitus on ikkagi igat klassi eraldi importida, seda just sellel põhjusel, et kui peaks tekkima mingisuguseid erroreid, siis on lihtsam jälgida, et kus kohas errorid tekkisid, et millises importfailis, et näiteks kui me lisangi 1.–9. klassi õpilased kõik korraga, siis on veits keeruline, kui mul on seal üle 100 õpilase. Et kui ma ikkagi saan näiteks ühe klassi kaupa teha, siis mul on võib-olla lihtsam leida üles viga. Sest et võib olla see, et kuskil oli viga lihtsalt sellega, et ma panin ühe tühiku. Aga kui teil on XML failidega probleeme, siis alati võtke meiega ühendust, aitame leida probleemile lahenduse. Nii. Vaatame korraga seda. Nii, e-kool. Näiteks ma impordin ka siia õpilast import. Ma olen teinud juba importi siin ja kui ma näiteks impordingi väikse faili, täidan ära alguskuupäeva, vastuvõtmise otsuse kuupäeva, see on samamoodi koht, kus kui neid ei täida, siis need ei tule sinna õpilasraamatusse, tuleks pärast manuaalselt siis üle teha või ma lisan need kohe. Kuna ma olin juba importinud neid õpilasi, siis e-kool ei luba meil uuesti importida ja ta annab sellest ka teada, et need õpilased nende isikukoodidega on juba lisatud. Ta märgib ka ilusti ära ka selle, et kui palju õpilasi on imporditud, ehk siis te saate ilusti üle vaadata, et kus kohas milliste õpilastega on küsimärke. Et võib-olla on tegelikkuses teil olukord, kus mingil juhul on teile just näiteks täiskasvanute koolide puhul on teil mõni õpilane aastaid tagasi õppinud teil ja nüüd tuleb tagasi. Et siis nende puhul saab seda lisaroll tagasi kasutada. Nii, õpilased, kui teil on imporditud, siis saab minna edasi. Peale õpilaste importi
võite ka teha varem, võite teha ka õppeaasta jooksul, on vaadata üle oma õppekavad ja oma klassifikaatorid. Et üldjuhul õppekava ja klassifikaatoreid muutma ei pea, kui need on juba ühe korra ilusti ära sätitud. aga kui teil näiteks on muutused hindeskeemides või puudumiste tüüpides, siis saate seda ilusti teha siit. et minu koolis on olemas käitumise hoolsuse hindamised, on tehtud osaoskuste hindeskeemid ja mitut erinevat punkti võimalust. et hindeskeemidega on väga lihtne, et kui teil tuleb näiteks mingi hinne juurde või te olete otsustanud, et te võtate kasutusele ka miinusmärkidega hindamised, siis lihtsalt lisa järgmine. Kood on siis see, mida lisab õpetaja ainepäevikusse. paneme praegu siia mingi 90. ja kui te tegelete ka aasta lõpus EHIS-tega, siis on oluline, et EHIS-e kood on lisada. ja kui te seda näiteks ei ole praegu veel lisanud, siis saate selle siit ilusti lisada. kui te plaanite teha täielikku ümberehitust oma hindamissüsteemiga, siis me paluks ikkagi, et te pöörduks kõigepealt meie poole, me vaataks üle ja mõtleks teiega koos, kuidas teie hindamisskeeme siis üles ehitada e-koolis. et kui te näiteks kolite üle tavahinnetelt näiteks osaoskuste peale või siis protsenthinnete peale, et sel juhul palun pöörduge kõigepealt meie poole, vaatame koos üle ja siis soovitame, kuidas edasi jätkata. puudumiste tüübid täpselt samamoodi. siin koolis on meil lihtsalt 4 erinevat puudumist, hilinemist. Te võite siia lisada nii palju puudumistüüpe, kui tahate. et võib olla ka lihtsalt haige koodiks on näiteks haige pluss või haige pluss. ja tegemist on siis põhjusega puudumisega, et need kirjeldused otsustate te kooli poolt ise ja oma märgid samamoodi. kui te mingit ei kasuta, saate selle ka ilusti ära kustutada. välja arvatud juhul, ei, hindeskeemi ei saa kustutada, hindeskeeme tuleb alati arhiveerida, sest et hinded on seotud. puudumisi saab kustutada. ained on siis e-koolis klassifikaatorite all need, kuidas te soovite, et neid kuvatakse teil tunnistusel, et täpsemalt näiteks tunnistus 1 või siis e-koolis lihtsalt tunnistus, et kõik eesti keele ained või kursused läheksid siis ühe tunnistuse all, ühe nimetuse alla. et kui meil on näiteks gümnaasiumis erinevad kursus nagu praktiline eesti keel, siis lõppkokkuvõttes tuleks hinne ikkagi tunnistusele eesti keelena. nii, õppekavaga. vaatame korraga kiirelt õppekava üle. õppekava tasuks teil üle vaadata, et teil oleksid ikkagi arusaadavad õppekava nimetused. et ajaloo all oleks kõik ajaloo, ka näiteks põhikooli puhul siis kõik klassitasemete ajalood. et ei oleks eraldi teil loodud ainekaarte, näiteks esimene klass ja seal on esimese klassi eesti keel, esimese klassi matemaatika, et me ikkagi sorteerime neid, et ajalugu, seal on kõik esimene kuni 9. klass ajalugu, bioloogia esimene kuni, okei, bioloogiat ei ole meil esimeses klassis, aga 7. kuni 9. klassi bioloogiat. et tasuks need üle vaadata ja need sorteerimised siin korrektselt teha. kui teil tuleb uus aine, võtame näiteks huvihariduse, et huvihariduse all võib teil olla näiteks kõik erinevad koorid, spordid, aga lisame uue aine. kui te seda hindate, kahjuks e-kool ei luba niisama neid lisada, ehk siis näiteks praeguse seisuga, kui ma vaatan sporti, siis ma olen spordi alla pannud eesti keele, ehk siis kui te lisate uue aine, tuleb minna kõigepealt sinna klassifikaatoritesse ja lisada see aine. et ma lähengi klassifikaatorid, ained, lisa järgmine on meil sport, võtame SB ja salvestan. siis nüüd õppekava all saan panna siis selle õige spordi külge.
ja samamoodi, kui ma lisan uut, siis lähen klassifikaatoritesse, kõigepealt lisan selle aine nimetuse ja siis on siin täita aine nimetuse. Nii, ja räägime korra need läbi, et aine oli siis seotud siis e-kooli klassifikaatorite tunnistuste kuvamisega. Kas see aine vastab riiklikus õppekavas olevale ainele? Kui te selle valite, võtame põhikooli, sest siin on mul seotud esiteks riikliku õppekavaga ja et vaadake üle ka, et teie õppekavad oleks riikliku õppekavaga seotud. Sa ise undasid seal, ma kuulen. No räägi. Kas seda kodunduse klassi ei saa kasutada, need kraanikausid ja räägid siin need eest ära paneks? Tere, kodunduse klass. Kui sinna nüüd ei tule. Siin on, sa ei ole praegust edu. Okei. Nii, kuhu ma jäin? Riiklik õppekava. Et te vaatate üle, et teil ikkagi teie õppekavad on seotud riikliku õppekavaga vastavalt siis sellele, et saaks jätkata siduda need ained siis vastavalt riikliku õppekava ainega. Kõik klassifikaatorid, mis meil siin on need, mis on ka olemas EHIS-es. Et kui EHIS uuendab, siis ka meie uuendame. Kui teil on näiteks mingisugused valikained, mida ei ole siin nimekirjades, on tõenäosus ka see, et EHIS-es neid ei ole. Et sellisel juhul, sellisel juhul on olemas selline klassifikaator nagu kooli valikaine. Kus see mul siin on? Kooli valikaine. Et kõik valikained, mida te siit nimekirjast ei leia, pange kirja kooli valikainena, et siis saate nad EHIS-esse üle viia ja siis EHIS-es vastavalt lisada siis selle enda kooli valikaine. Hetkel me jätame selle ajaloo, kuna see on ajalugu. Nii, selle ainele lisatakse riigieksami punktid, saate selle sisse lülitada siis näiteks matemaatikal ja eesti keelel ja teistel ainetel. Nüüd siin on nüüd oluline koht, kui te täidate lõpupäevikuid e-koolis ja aine on vaja lisada lõpupäevikusse. Kui teil on siin ei, siis teil ei avata e-koolis lõpupäevikut. Kui teil on siin jah, avatakse see. See hindeskeem siin märgib ära, mis sorti hindeskeemi kasutatakse lõpupäevikus. Hetkel on mul pandud siis tavahinded ehk siis 5 palli süsteemis. Ja oluline on siis see lõpuhinded lisajad. Ehk kui teil ei ole, kui keegi annab teile märku, et tal ei õnnestu lõpuhinnet panna, siis administraatorina peate tulema siia ainekaardi alla ja vajutame siis lisajärgmine ja antud kasutaja siis leidma ja talle selle õiguse andma. Nii, põhikooliga on täpselt samamoodi, lõpupäevikud käivad täpselt samamoodi, et aine hinne on õppekavas. Huviharidusega ained võite kõigilt panna ei ja samamoodi ei pea te siduma neid riikliku õppekavaga. Nii, personali kutsumine. E-koolis on 2 kutsumist, on personali kutsumine ja on administraatori kutsumine ja kutsed toimuvad kõik siis nimekirjade kaudu. Personali puhul lisate te e-maili. Kui teil on tulemas uued õpetajad, kellel on olemas juba e-kooli kontod, siis näiteks nad võivad teile jagada seda e-maili aadressi, millega neil e-kooli konto on tehtud, siis lisate selle e-maili siia ja saadate kutse, siis tuleb sellele õpetajale siis kutse siia ülesse taotluste alla. Taotluste all ta saab selle kinnitada ja ta saab ligipääsu koolile. Kui aga teil tuleb uusi õpetajad, kellel ei ole kunagi e-kooli kontot olnud, siis saate neile saata kutsed. Nii, kutsun, kinnitan, ta ei leia kasutajat, siis saadetakse õpetajale e-mail ja kui ta tahab kasutada seda e-maili, mis on teile jagatud e-kooli konto loomiseks, siis selles e-mailis ta saab vajutada nuppu loo konto.
talle automaatselt täidetakse ära emaili aadress ehk siis seesama email, mis siin on ja ta saab täita ülejäänud lahtreid ja luua endale uue konto. Ja peale seda, kui konto on loodud, on tal automaatselt ka ligipääs siis koolile. Administraatorite puhul tuleb kutsuda nime järgi. Panen Kalen Vapper. Vahest võib teil juhtuda olukord, kus teil on ühe sama nimega inimesi mitu siin nimekirjas. Sellisel juhul paluge sellel isikul, keda te üritate administraatoriks kutsuda, paluge tal minna korraks oma profiili ja lisada näiteks oma nimele juurde tärn. Ehk siis teil oleks võimalik ta üles leida. Peale seda, kui ta on tärni ära lisanud, panete selle uuesti siia otsingusse otsida, et siis ta leiaks selle tärniga versiooniga nime üles ja siis saate uuesti kutsuda. Peale seda, kui on kutse saadetud, võib kasutaja siis uus administraator minna kinnitada selle ära ja muuta oma nime tagasi. Nii. Vaatame, kas rollid on kohe järgmine. Jah, on küll. Vaatame üle ka siis kohe personalide rollid. Personali rollid. Kõigepealt me vaatame seda, et kuidas siis personalist inimesi lahkuda. Et kõige mõistlikum on alati kõigepealt lisarollid ära kustutada ja seejärel eemaldada koolipersonali hulgast. Et meil on hetkel 2 rolli, mis automaatselt ei eemaldu, kui personali hulgast eemaldatakse. Nendeks oli meil vestluses osaleja ja kui ma õigesti mäletan nüüd tugispetsialist. Meil on see asi paranduses. Aga eemaldate koolipersoni hulgast lihtsalt vajutades siia ja ta küsib, et kas te olete kindel, kui vajutada OK, siis automaatselt on siis ligipääs eemaldatud, kui te olete varem need kõik ülejäänud rollid ära eemaldanud. Samamoodi saate siit samast lisada ka siis inimestele rolle juurde, et klassijuhataja, koolijuht, tugispetsialist, toitlustaja ja vestluses osaleja. Et klassijuhataja roll on üks roll, mida tuleb igal õppeaastal uuesti lisada. Kui te tahate varem lisada rolle, enne kui uus õppeaasta on alanud, siis peate siit kõigepealt valima siis selle järgmise õppeaasta. Mina olen juba siin teise klassi rolli talle juba lisanud. Et näiteks vaatame, kas mul on äkki siin. Ma olen praegu teise klassi juhataja, järgmine õppeaasta. Mul on vaja, et ma oleks 3. klassi juhataja. Ehk siis klassijuhataja roll ei ole õppeaastast õppeaastasse, vaid tuleb iga õppeaasta uuesti lisada. Teised rollid, näiteks õpetaja roll on ka see, mis kaob korraks, aga kohe, kui õpetaja on lisatud, siis uude päevikusse, esimesse päevikusse tuleb see õpetaja roll talle tagasi. Aga koolijuht, tugispetsialist, toitlustaja ja vestluses osaleja on siis on rollid, mis siis liiguvad õppeaastast õppeaastasse. Nii, rollid vaatasime üle, sildid. Sildid asuvad meil täpselt samas kohas, kus asuvad meil siis õpetajate nimekirjad ja rollid. E-koolis on 3 süsteemset rolli, mis siis õpilastel on küljes, on klassitase ehk siis 10, paralleel ehk A-klass ja sugu, kas mees või naine. Et nende abil saate lisada õpilasi siis päevikutesse. Aga kui teil on mingi keerulisemaid rühmasi, näiteks on mul siin soome keele rühm 1 ja soome keele rühm 2, siis te saate need hästi lihtsalt endale luua. Vajutades plussmärki. Teeme näiteks, et meil on ka vene keeles rühmad, vene rühm 1 ja kuna need sildid liiguvad õppeaastast samade õpilastega, siis tasuks endale kuidagi selgeks teha, et mis õpilased siin teil rühmas on. Et mina olen näiteks lisanud õpilaste lõpetamisaasta, et kui me näiteks räägime konkreetsetest klassitasemetest, et kui meil ei ole siin segarühmad, et segarühmade all ma mõtlen siis erinevate klassitasemete rühmad. Ehk siis näiteks saate ära märkida, et 2028 lõpetajate soome keele rühm on see.
aga näiteks teeme, et meil on teeme vene keele ringirühm, rühm 1, salvestan ära ja pean lisama siis uusi inimesi siia. automaatselt valisin uue õppeaasta. ütleme, et meil on esimeses klassis, vaatame, kas meil üldse on esimeses klassis praegu siin õpilasi. okei, võtame selle aasta. okei, väga hea. ja valin need õpilased, kelle puhul siis tean, et näiteks nemad tulevad vene keele rühm 1. ja näiteks ka paneme näiteks 3. klassist Tattel Diana käib ka vene keel ringrühm 1. ja nende siltidega on niimoodi, et kui te kasutate neid päevikutes ja ütleme nii, et Belgia Berta otsustab üks hetk, et tema enam vene keelt õppida ei taha, siis ma eemaldan Belgia Berta nimekirjas. see tähendab ka seda, et teda automaatselt eemaldatakse päevikust. kui te lisate siitkaudu õpilase juurde, võtame siit mingi 4. klassi, näiteks Elevant Erika tuli vene keele ringi, siis automaatselt lisatakse ka Elevant Erika antud päevikusse. aga seda ainult juhul, kui te kasutate silte õpilaste lisamiseks. nii. järgmisena ongi päevikud. päevikuid saate ka lisada mitmeid moodi. siin on nüüd vaja ära otsustada koolile, et kas õpetajad lisavad iseenda päevikuid või teeb kõik päevikud valmis administraator. kui te soovite, et õpetajad saaksid lisada päevikuid, ehk siis see sinine plussmärk oleks siin, siis näite info alt otsite üles, et õpetaja saab lisada ja muuta oma päevikuid. kui see on sisse lülitatud, siis nad saavad ise seda teha. kui aga administraatorina on teil kokkulepe, et te teete ise kõik, siis päevikuid on samamoodi võimalik lisada erinevalt. on kloonimise võimalus ja on nende käsitsi lisamise võimalus. kloonimise jaoks on vajalik, et kõik päevikud oleks lukustatud. kui te näete, et nüüd aasta lõpus ei ole päevikud kõik lukus, siis te saate kõik korraga ära lukustada. panen kõik päevikud korraga lukku. tal läheb aega, kuna mul on väga palju päevikuid lahti. kui mõni õpetaja annab teada, et tal on hädasti vaja teha mingit muudatust päevikus, siis lähete päeviku peale, päevikust luhkust lahti keeramiseks vajutate siia. ja pärast saate jälle siitkaudu kõik ära lukustada. kui tahate kasutada täpselt samu päevikuid, siis kasutate seda nuppu siin klooni lukustatud päevikud. seda kasutage üldjuhul ainult siis, kui te olete täiesti 100% kindel, et teie päevikud on kõik korrektselt koostatud. et just need koolid, kes kasutavad väga siltidega päevikuid, et sellisel juhul peate kindlad olema, et kõik need sildid on veel kehtivad. näiteks teeme ühe sildi, ei, see on õppeaasta, see ei ole päevik, see on päevik. teeme ühe uue päeviku, teemegi selle vene keel rühm 1. nii, mul praegu siin õiget asja ei ole, ma panen praegu lihtsalt eesti keel. nii. ja meil on vaja leida siis see vene keel rühm 1 üles, et kui teete lihtsalt näiteks klassitasemetega päevikuid, siis märgite lihtsalt siia ära, et mina soovin leida 10. klassi. panen 10 sisse, näita liikmeid, ta otsib kõik kümnendikud üles. tahan 10. A-klassi, mul praegu ei ole paralleele, siis ta leiab tegelikult kõik 10. A-klassi õpilased üles. tahate 10. A, mis meil oli? esimene klass oli vist meil need vene keele omad. näiteks vene keel, see on mis vene keel ring 1. tahate ainult esimese klassi vene keel ring 1 omasi, ta otsib ka need ülesse. tahate lihtsalt vene keele ringrühm ühtesi, ta otsib kõik ülesse. ja sellisel juhul salvestate ära. kui teil on kõik
sildid korrektselt paika pandud, siis kindlasti kasutage kloonimisvõimalust, eriti kui teil neid päevikuid on siin väga-väga palju. Nii, mõtlen, kas ma kustutamine ka. Päevikuid saate kustutada ainult juhul, kui päevikud on täiesti tühjad. Et muuda nupu alt vajutada kustutada, siis saate kustutada. Ehk see, mis see tähendab, päevikud on tühjad, päevikus ei ole ühtegi hinnet lisatud, ühtegi tundi lisatud, ühtegi puudumist lisatud. Et kui te tahate hädaolukorras kustutada mingit päevikut, aga seal on tehtud sissekanded, siis tuleb esialgu need sissekanded ennem ära kustutada ja sel juhul saaks päevikut kustutada. Nii, õpilaste lisamine päevikusse, noppimine on ka vaja üle vaadata. Noppimine on siis, tähistab meil seda, et ma võtan näiteks selle looduspäeviku, et lisapäevikusse õpilased, ma valin siitkaudu klassi ja siis ta pakub mulle kõiki 8. klassi õpilasi ja siis ma nopin siit õpilased, keda lisada päevikusse. Et noppimise puhul on lihtsalt veidikene lihtsam see, et kuidas kuuluvust lõpetada, et siis ei pea siltidesse minema mängima, vaid võib lihtsalt siitkaudu lõpetada kuuluvust. Muuda eemal viibivaks päevikus on see, et kui te teate, näiteks õpilane läheb pikemaks ajaks kuskile ära ja te ei taha, et õpetajad lisaksid näiteks põhjuseta puudumisi või siis negatiivseid hindeid, et õpilane näiteks on vahetus kooli läinud, siis saate mingiks perioodiks muuta õpilase eemal viibivaks ja kui õpilane tagasi tuleb kooli, teie kooli õppima, siis saate teha ta jälle aktiivseks. Nii, viimane asi, õpilaste ja lapsevanemate taotlused. Et ilmselt olete juba hakanud taotlusi saama, eriti siin esimeste klasside lapsevanemate puhul. Et kui te taotlusi kinnitate, mul vist praegu hetkel siin ühtegi taotlust ei ole. Jah, hetkel mul ei ole. Aga põhimõtteliselt, kui te taotlusi kinnitate, et laste taotlusi, et õpilaste taotlusi on lihtsam kinnitada, et nemad ise oma andmeid sisestanud ei ole, aga kui lapsevanem saadab teile taotlusi, siis esiteks tuleb olla kindel, et tegemist on selle antud õpilase lapsevanemaga ja teiseks tuleks üle vaadata, et kas andmed klapivad. E-kool õnneks annab selles osas teada, et kas lapsevanem on teinud vea taotluse esitades või mitte. Teil on 2 varianti, te saate kas kinnitada taotluse või keelduda. Kui te keeldute, andke selleks ka põhjendus. Vaatame, kas äkki meil on Kassisabas mõni taotlus, mida saaks oodata. Ei ole. Äkki on Pihisaares. Ei ole ka siin. Et taotluste puhul jah, on 2 nuppu, üldjuhul e-kool annab ise ka soovitusliku teksti alla, et näiteks andmed et antud õpilast ei leitud, et eriti kui õpilased saadavad teile taotlusi. Ta käiks korraga teie taotluste esitamise läbi, et kui keegi peaks teilt küsima tulema, et alt vasakult leiate taotlen ligipääsu õpilase andmetele. Tuleb otsida siis kool. Ideaalne. Ja õpilased vajutavad nuppu olen õpilane ja lapsevanemad siis olen lapsevanem. Et siin võib olla üks aga ka, millega võib-olla pöörduvad teie poole siis lapsevanemad õpilased, on see, et suht tihti on olukordi, kus lapsevanemad teevad endale kontod lapse andmetega. Et siis saate neid toetada sellega, et nad teeksid endale uue konto. Et ikkagi oma andmetega. Aga jah, olen õpilane, praeguse seisuga ta täidab ära minu andmetega, minu eesnimega, minu isikukoodiga, minu aadressiga. Saadan taotluse ära ideaalsesse kooli. Tekkis, kinnitame ka. Ja näiteks kohe saan näidata seda, et ma olen igatpidi muud surti seotud. Jah, et saate keelduda näiteks ja siis saate anda ka põhjenduse valed andmed näiteks.
sellega on mul teemad läbi, et e-kooli teadmusbaasist leiate palju meie juhendeid. Meil käib ka praegu pidev uuendamine juhenditega ja kui teil tekib probleeme või küsimusi, siis kontakt.ekool.eu kaudu saate meiega ühendust võtta. See on minu poolt siis kõik ja Karen, sa võid lindistamise kinni panna.